Tänases Makita tööriistakoolis räägime mutrikeerajatest. Mutreid polte me keerame erinevatest olukordadest. Võib-olla esimene asi, mis pähe kargab, on see, et autorattad on ära vaja vahetada. Sellisel juhul on vaja mutrid lahti keerata, mutrid kinni keerata. Loomulikult mutrid kasutatakse veel paljudes kohtades, erinevates tööstustes ja nii edasi. Need mutrid on erinevate suurustega, sellepärast on valikus ka väga palju erineva suurusega mutrikeerajaid. Aga ma alustaksin seda oma mõttekäiku päris algusest ja kui me vaatame seda kõige väiksemat mutrikeerajat, mis mul siin hetkel laua peal on, siis tekib küsimus, et kui mul kodus on juba löökkruvikeraja, mis samamoodi kärisedes töötab, siis miks ma sellega ei võiks ka oma mutreid ja polte lahti kinni keerata. No tõsi ta on, et erinevad otsikud, erinevad üleminekud on olemas selleks, et ka selle löökkruvikerajaga siis polte ja mutreid keerata, aga seal on mõned nüansid, mida tasub silmas pidada. Üks asi on see, et üldiselt need löökkruvikerajad on palju väiksema võimsusega, ehk et siis nad ei pruugi lihtsalt selle tööga toime tulla. See löögisagedus mutrikeerajatel ja kruvikeerajatel on erinev, need on lihtsalt disainitud erinevate tööde jaoks. Ja oluline asi, mida veel silmas pidada, on see, et kuna see löökkruvikeraja on mõeldud palju kergemate ja hoopis teistsuguse töö jaoks, siis polte ja mutrid keerates suure tõenäosusega te võite oma tööriista pika peale lihtsalt ära lõhkuda. Nüüd valik on suur ja lai, kataloogis on see valik veel laiem kui see, mis mul siin laua peal praegust on, aga siin on selline hea ülevaade sellest, mis võimalused on. No laua peal on siis 330 newtonmeetrise võimsusega masinast kuni 3150 newtonmeetrise võimsusega tööriistani. Kui nüüd nende väiksemate tööriistadega saab rahulikult, ütleme siis sõiduauto ratta ära vahetada ja selliseid väiksemaid poltemutreid keerata, siis võtame selle kõige suurema ja need teised suuremad, siis me läheme siin ikkagi juba põllutehnika, veoautode ja seda sorti maailma. Natukene ka erinevatest omadustest, mis mutrikeerajatel on. No üks oluline asi, mis mõndadel mudelitel peal on see, et kui näiteks mutrit lahti keerate, siis nii kui teil jõud tagant ära jääb ja keeramine läheb kergeks, siis ka see tööriist lõpetab töö. Mis tähendab seda, et hooga lahti keerates see mutter ei lenda minema. Mutrikeerajatel on ka peal erinevad võimsused. No võimsused on vaja sellepärast, et erinevad mutrid tuleb keerata kinni erineva tugevusega, erinevate newtonitega. Üldjuhul see töö käib selliselt, et siis mutrikeerajaga keeratakse kruvi kinni ja tegelikult siis momentvõtmega tehakse see nii-öelda lõplik pingutus. Seda sama muuseas tehakse ka automutritega, et ei ole selle käristajaga mõtet seda lõpuni kinni väänata, sest tihtilugu kas ta on liiga tugevasti või liiga nõrgasti. Nüüd, kui me räägime nende masinate võimsusest, siis jah, ma nimetasin, et kõige väiksem oli 300 millegagi, kõige suurem 3000 millegagi newtonmeetrit, siis tegelikult on nendel tööriistadel võimsust rohkem. Ja rohkem võimsust läheb vaja neil mutrite lahti keeramisel. Ehk siis tööriistad on disainitud selliselt, et kinni keeratakse ühe võimsusega ja lahti keeratakse natukene suurema võimsusega. Loogika seisnebki selles, et kui teatud võimsusega kinni keerate, siis tekib seal ka vahel kerge roostetamine ja sama võimsusega te seda polti ja mutrit enam lahti ei saa. Nii et kui me võtame näitena selle kõige suurema tööriista, siis 3150 newtonmeetrit on tal kinni keeramine, 4000 newtonmeetrit on tal lahti keeramine ja tegelikult sarnaselt kõigi nende teiste tööriistadega. Üks asi, mida veel vaadata ja see erinevus, mis siin kohe silma hakkab, on selle nii-öelda otsiku pikkus või siis selle varda pikkus, mille külge need otsikud lähevad. Ja osal tööriistadel on see pikem, eriti just nüüd nendel võimsamatel. Ja loogika seisneb siis selles, et suurte autorataste mutrite lahti keeramisel on vaja lihtsalt tööriistaga pääseda kaugemale ja selle suure jämeda tööriistaga sinna poldile ei pruugi ligi pääseda, sellepärast on siin otsas siuke pikendus. Võiks ju öelda, et aga selle pikenduse saab ju sellele lühemale ka otsa panna. Aga see ei ole hea mõte ja seda sellepärast, et iga eraldi liides, mis me siia tööriista külge paneme, vähendab selle tööriista võimsust, sest igal liidesel on väikene loks omakorda vahel.
No üks, ma ütleks, et ootuspärane ja tavapärane omadus tänapäeva tööriistadel on ka see, et neil on küljes LED-valgustus. Seda sellepärast, et hämarates, miks mitte ka pimedates tingimustes tööriistaga tööd saaks teha. Tee ääres võib-olla on vaja ratas ära vahetada, siis seda valgust on keeruline kuskilt leida. See on kindlasti abiks. Eriti vahva valgustus on sellel kõige suuremal mutrikeerajal, selline ringikujuline, mis pildi eriti valgeks lööb. Ja loomulikult on valgustus ka oluline ohutuse seisukohalt, et on ju olnud juhtumeid, kus tee ääres ratast vahetades on lõppenud olukord väga kurva õnnetusega, nii et näiteks selle sama suure mutrikeeraja näitel, kui ikkagi see panna sinna ratta kõrvale tee äärde särama sellel hetkel, kui seal midagi kohmitsete, siis tagab natukene ka teie ohutust. Kuna nüüd tegu on profitööriistadega, mille puhul ikkagi see õige valik on väga oluline, siis tegelikult minul on teile pakkuda kaks varianti. Üks variant on see, et kutsute kohale Makita demobussi, kes siis annab teile reaalselt neid tööriistu proovida ja te saate oma lõpliku otsuse langetada või astute läbi Makita esindusest, kus on suurepärane demoklass kõikide tööriistadega, nii et saate siin polte lahti kinni keerata ja otsustada, milline tööriist teile sobib.